Euroopa Liidu huvides on see, et Euroopa Liidu naabrus oleks stabiilne, rahulik ja jõukas. Selleks aitab Euroopa Liit oma naabreid. Neid naabreid, kes jäävad Euroopa Liidu piiridest ida poole, hõlmab see abi ühe suure poliitika all, mida nimetatakse idapartnerluseks. Mina olen Veronika, ma olen MTÜ Mondo humanitaarabi töötaja. Ma koordineerin Ukraina humanitaarabi projekte. Ukrainlased teavad Eestit, paljud ukrainlased on Eestis käinud. Nad on Eesti suhtes hästi heatahtlikud selles osas, et see ei ole nagu mingisugune võistlus, aga nad igatseksid ja tahaksid ka oma mõtetes ja väärtusruumis ja majanduslikus olukorras jõuda Euroopale lähemal ja tegelikult Eestile lähemal ka. Võib-olla saame kõigepealt tuttavaks, et mis tunni raames me nüüd kohtume täna? Ühiskonnaõpetus. No siis meil lähevad need teemad natukene kokku küll. Põhiliselt olen siis humanitaarabi kriiside raames Ukrainas olnud tegus ja kriisipiirkond kui selline, see ei ole selline tavaline koht, et läksin, jalutasin kuskile ja olen kohal, vaid et seal on omad reeglid, omad piirangud. Sa näed hästi palju militaarsetes riietes inimesi, seal on igasugust sõjatehnikat. Hästi palju inimesi on välja rännanud sellest piirkonnast ja üldiselt läheb seal hästi raskesti. Nii et kui meie olime seal kohal, siis meie olime koos Ukraina partneriga, selline üsna väike organisatsioon ja jagasime toidupakke. Ostsime erinevad toiduained, pakkisime kotti ja ükshaaval niiviisi jagasime. Euroopa Liit annab üle poole, üle 50% kogu maailma arenguabist. See annab Euroopa Liidule tohutu vastutuse muidugi, aga ka väga suure sõnaõiguse maailma asjades. Eesti on kiiduväärselt aktiivne Ukrainas ja laiemalt idapartnerluse riikides. See on piirkond, mis on meile väga lähedal. Selle piirkonna riikide heast käekäigust sõltub ka Eesti hea käekäik ja nende riikide julgeolekust sõltub ka Eesti julgeolek. Mondol on ka maailmahariduskeskus Tallinnas, siis me hakkasime töötama Luganski oblasti koolidega ja hakkasime õpetajaid koolitama, õpilastele üritusi korraldama, näiteks ÜRO simulatsioone, arvamusfestivale koolides ning näitama kõike seda, mida teie kogete siin igapäevaselt koolis, et kuidas meie õpetajad tunde läbi viivad, milliseid meetodeid nad kasutavad. Meie kõik võtame seda täiesti iseenesest, et nii ongi ja nii peabki ja võib-olla isegi tahame, et oleks palju parem, aga samal ajal oleme meie hästi palju saanud kogemusi üle võtta, ma ei tea, kas või Soomest või mingisugusest teisest riigist, kus meie enda õpetajad ja haridustöötajad on varasematel aegadel käinud õppereisidel. Ja nüüd on meil see võimalus olnud Eesti õpetajatel siis oma kogemust ukrainlastele edasi anda ja ukrainlased võtavad väga hästi vastu seda, mida Eesti neile pakub. Ma mõtlen näiteks kas või selle peale, kui paljud inimesed on saanud käia Eestis seetõttu, et meil on erinevad projektid ja tegevused ja mis kogemusi nad on siin saanud ja mida nad on siis hiljem juba oma kodudes ja koolides ja mujal ellu viinud, siis minu meel on küll väga rõõmus selle üle, et mida veel tahta, et kui sa ikkagi pidevalt saad seda tagasisidet, et sinu tegevusel on olnud mingisugune tulemus. Eestile ja eestlastele ei tohiks olla mingi üllatus, et koos asju tehes tulevad need paremini välja. Ükski Euroopa Liidu liikmesriik ei ole piisavalt suur, et tänapäeva maailmas üksi Ameerikaga, Hiinaga, Venemaaga konkureerida. Sest riigid, ka tänapäeva maailmas riigid ikkagi konkureerivad omavahel. Konkureerivad kaubanduse vallas, konkureerivad mõjukuse, konkureerivad oma maine, oma kultuuriga. Ja Euroopa Liidu 60-aastane ajalugu on tõestanud seda, et Euroopa riikidel tulevad need asjad paremini välja, kui nad neid asju koos teevad. Ja see loomulikult
kehtib see ka nende asjade kohta, mida tehakse oma naabruses. Ja see, et Euroopa Liidu naabruspoliitika on nii edukas, selle üle saame kõik koos uhkust tunda.